Niiviisi, oi, kohe varsti meil siin kõik koos. Nii, Nele on veel puudu, saate rahulikult võtta. Te peate siis jagama ka lapin selle mikrofoni Nelele, aga ma võib-olla saan Nelele ise jagada. No nii, Nele tuleb ka. Jess, olemegi kõik seadnud endale sisse, ma loodan, et te kõik nägite seda. Istume siia minule kõrvale täpselt. Kas te saite kõik ilusti valitud endale siis ühe selle lipiku ja kirja pandud? Noored, leidsite endale hea sõnumi? Jaa, me leidsime endale hea sõnumi. Väga hea, nendega räägime pärast hiljemalt, aga nüüd ongi meie fookuses on küberkiusamine ja üldiselt nagu siis YouTube'is, aga samas loomulikult ei saa üle ja ümber sellest, et kuidas teie olete puutunud kokku kiusamisega, aga kõigepealt äkki alustame sellest, et tutvustame ennast ja räägime pisut endast, et inimesed, kes võib-olla ei tea neid, siis saate rohkem teada. Mina olen küll juba tutvustust teinud, et alustame siit Nelest ja lähme Labino poole. Ja, tere, mina olen Nele Kirsipuu YouTube'ist teatud võib-olla. Ja mina olen teinud YouTube'i videosid umbes 3 aastat ja teen igasugu videosi, viimasel ajal vähem, aga kuidagi ikkagi tänaval nagu ikka veel tuntakse ja ikka veel läheb korda see, mis ma teen ja olen teinud palju videosid. Ma olen teinud üle 300 video YouTube'i, nii et see kannab vilja siiani. Nii, aitäh. Kas ma peaksin nagu rääkima sellega seonduvalt, kuidas mind on kiusatud ka või? Me jõuame selleni kohe, aga lihtsalt tutvusta ennast, kui nagu, kas sa oled, võt sinu puhul ongi see küsimus, et sa oled lava peal Martis Lapins või siis oma päris nimega ikkagi? Karakter. Ma olen see, kes ma olen, et mina olen Martis Lapins, aga kindlasti ma räägin nagu kogu enda elu telgitagustest, kes mind ei tea, et mind võib tunda nagu kui YouTuberina, et ma teen erinevaid videosid ja jah, et ka minul on enda lugu teile rääkida, nii et olge lainel. Tere, mina olen Kristel. Mina tegelen meelelahutus businessiga. Seda siis, ma arvan, päris paljudel nagu aladel. Ja sellega seotud on ikka, kaasneb üsnagi suure haardeline küberarvamuste vastuvõtmine, siis ütleme nii. Minu nimi on Sydney, ma olen teinud videoid YouTube'i umbes 5 aastat, aga alles aasta aega tagasi ma hakkasin vaatamisi saama. Ja isiklikult ma olen küberkiusamisega puutunud kokku suhteliselt palju, isegi nagu mu sõprade poolt ja mu klassikaaslaste poolt, aga isiklikult ma seda väga endasse ei võta, aga sellest siis juba hiljem. Tegelikult juba Sydney siin vastaski minu järgmise küsimuse ära. Ma ei tahakski võib-olla tegelikult minna kohe küberkiusamise juurde, vaid minna kiusamise juurde, sest me kõik oleme käinud koolis. Ja ma arvan, et mina, Nele, Lapins juba tegelikult on nii noor poiss, et tema ajal oli seda interneti ka ja Reidis kirjutasid üksteisele kirju ilmselt. Aga vähe. Et mõtlengi sellest, et Nele, kui sina käisid koolis, et kas sa nägid, kuidas siis sa kiusamisega kokku puutusid? Noh, kui ma käisin koolis, siis ma olin suhteliselt siuke alliir ja üsna ka siuke tüsedavõitu ja see oli küll millest kinni hakata ja seda mulle nagu öeldi ja see tegi mul kohe terveks kooliaastaks nagu tuju halvaks. Et nagu sellised kommentaarid, mis nagu lähevad, riivavad. Aga netti jah, siis ei olnud, et siis oli ikka, otse midagi öeldi. Et kui sa tulid koju, siis sa pääsid sellest ja kodus oli sul nagu oma niisugune hea, turvaline keskkond, kus olla, jah? Aga Lapis, kuidas sinul on? Kuidas sina puutud kokku nagu oma kooli ajal kiusamisega? No ma ei tea, kus ma nüüd alustangi. Tegelikult, et ma praegu tundun siin suhtsuke enam-vähem nagu positiivne vend, kuid tegelikult, kui ma praegu mõtlema hakkasin sellele, kuidas mind kunagi nagu kiusatud oli, et täpselt samamoodi oli ka minul selline lugu, et ma noorena olin siuke tüseda ja ka minul tegelikult polnud interneti, et artifaktid on vaerad, et alles 7. klassis ma sain vist interneti koju. Ja igatahes minul oli selline olukord, et alati ma üritasin nagu vanematele poistele muljet avaldada ja nemad alati norisid mind. Ja siis ma mäletan, ma isegi kunagi läksin nii kaugele, et me hakkasime minu mingi jalgratast kuskilt maja katuselt alla loopima, et ma nagu näeksin suurte poiste silmis lahe välja. Ja ma võin öelda, et nagu pealt näha
nagu ma olen, et tegelikult ma olen ikkagi suht palju nagu kodus nutnud ka ikka nende kiusajate pärast, et nagu see on ikkagi tõsine probleem olnud nooruses minu jaoks. Kristel? Kuidas sina, no jah, kooli puhul siis või nooremana? Mina käisin kuni 12. klassini siis kokku 2 koolis, oli põhikool oli eraldi ja siis gümnaasium oli eraldi. Ja ma pean olema täiesti aus, isiklikult mind ei kiusatud, sest ma olin tavaliselt klassis see tüdruk, kes käis ringides, käisin tantsimas, käisin laulmas, kui oli vaja mingit klassinäidendit teha, siis ma võtsin klassiõega, kes oli mu parim sõbranna, võtsime, et võtame siis teeme selle ära ja proovisin alati kõiki nagu kaasata kõigesse, et kui oli, kuna klassijuhatajaga mul oli mõlemas komplektis oli väga hea läbisaamine, siis oli kuidagi klassijuhatajal oli alati tuli nagu minu juurde, et kuule, et meil on vaja mingi lilleseade rahvas kokku panna ja siis nagu üritasin võimalikult palju, et keegi ei tunneks, et et ma ei tea, et mingi meil oli kuni 9. klassini oli siuke neljane tüdrukute tuumik, kes nagu tegigi kõike, aga ma tundsin, et nagu, et proovime kõike ja meil väga palju, ma ei tea, kas Saaremaal tol ajal lihtsalt ei olnud nagu väga, sest kõik on, kõik nagu teavad üksteist ja kõik nagu hoiavad enam-vähem kokku, et siukest väikest siukest pullimist, mis nagu on lõpuks selline, et see on nagu, ei saagi aru, et kas see on nagu otseselt kiusamine või see on nagu lihtsalt siuke nagu tõgamine. Jah, et ta oli nagu selline jah, et ta oli nagu siukse tõgamise piirmail. Muidugi alati tagasi vaadates on see, et ei, mina küll mitte midagi ei teinud, aga ma olen nagu hästi palju mõelnud seda, et kas ma tõesti võisin ise kuidagi, aga samas ma ei ütleks, et ma oleks kunagi kellelegi nagu pahasti, nüüd ma arvast ei ole see kunagi nagu okei olnud. Ei puutunud ka koolis kuidagi kokku, et oleks näinud kedagi teist võib-olla, et siis kiusati? Ainuke asi, millega ma kokku puutusin, oli see, kui me olime 9. klassis ja meil oli koolis oli üks väike poiss, kes nüüd on muidugi suureks kasvanud, oli selline 1.-2. klassi poiss Uudu, kes käis meie klassi poiste juures ise tüli norimas ja talle hullult pakkus nalja see, et lõpuks ta oli nagu käiski niimoodi nokkimas ja niimoodi ta oli nagu siuke tehke nüüd midagi ja siis poisid nagu tegidki talle, panid teda prügikasti istuma, aga ta ise oli alati siuke jooksis jälle kuskile, ta oli nagu siuke nagu väike mischievous person. Et ise otsis siis tähelepanu rohkem? Jah, ja siis see nagu ka tunda alguses oli nagu, et palun jätke suud, okei, ta tuleb jälle tagasi ja tahab seda kõike uuesti teha. Mul on siis siuke mõte, et nagu kui mul on, kui ma peaksin nii kaugele jõudma, et laps saama, siis ma kolin Saaremaale. Ma sain aru. Võt see on nagu hea keskkond, kus üles lapsel kasvada. Et kui sul on tõesti nii hästi läinud. Aga Sydney? Ma ei tea muidugi, kuidas seal praegu on. Ja võib-olla ma lihtsalt käisin silmaklappidega ringi ja elu oli lill ja tegelikult peab ära mainima ka selle, et ilmselt kooli kiusamise suhtes või kiusamise suhtes kooli ajal ma olin iseenda kõige suurem kiusaja, mis on ka tegelikult päris suur issue, kui kiusamisest rääkida, et ma arvan, et seda ka kindlasti ei tasu ignoreerida. Kindlasti. Aga Sydney, sina oled siis nüüd nagu ka see, kui sa oled koolis käinud, on sinu jaoks kogu aeg olnud internet olemas? No enam ei olnud aga siis, kui mina veel väike olin ja esimestes klassides olin, siis need internetid ei kasutatud selleks, et käia Facebookis või Instagramis, vaid me käisime Miss Bimbos nukke riietamas. Aga isiklikult ma olen 17, esimesed 10 aastat ma elasin Eestis ja selle aja jooksul ma ei ole kordagi kogenud midagi, et keegi mind mõnitaks või keegi mulle otse midagi näkku ütleks. Aga siis, kui ma sain 4. klassi käidud, ma kolisin Soome ja ma olin see uus tüdruk, see eestlane ja Soomes üldse eestlased on sellised, ta on eestlane. Siis nagu alguses ma sain kõigiga läbi, sest ma olin uus ja kõik tahtsid teada, kes ma olen ja milline ma olen. Aga siis, kui kõik juba mind tundma õppisid, siis oli see, et me juba teame, kes ta on, aga ta on eestlane ja lihtsalt mõnitame teda. See ei olnud kunagi otseselt selline, nagu et ma vihkan sind ja mind ei kiusatud kunagi otseselt niimoodi, et ma oleksin väga üksik. Aga need inimesed, kes siis olid kõige need populaarsemad õpilased ja kellega kõik tahtsid sõbrad olla, need olid just need, kes mind mõnitasid ja kes mulle ütlesid asju ja see võib-olla kõige rohkem häiris mind, aga muidu ei ole muud olnud. Aga kui sa Eestis olid, kas äkki panid tähele mõnda teist nagu isikut, nägid, kuidas kellelegi teisele mõjus äkki kiusamine, et kas sul ringkonnas ka oli näha, et kedagi nagu kindlalt kiusatakse või võetakse teistmoodi? Meil
ma mäletan seda, et meil oli klassis üks siuke tüdruk, keda võib-olla sellepärast mõnitati, et ta sai poistega väga hästi läbi ja siis nagu, kui sa olid tüdruk ja sa oled esimeses-teises klassis ja saad poistega läbi, siis see ei ole üldse tore asi, kui nüüd see on nagu täiesti ükskõik. Aga siis see oli just selline, et sa mingi käid ainult poistega ringi ja sellepärast võib-olla, aga muidu mul nagu ei löö ette, et oleks olnud midagi muud. Ma räägin siis oma väikse loo ka, et ma olin siis põhikoolis täpselt samamoodi, et meil oli üks tüdruk, kes võib-olla oli ütleme niimoodi, et ta ei olnud, kuna ma olen maakohast pärit, siis tegelikult tal oli ka võib-olla niisugusest nagu perest pärit, kus ei olnud võimalik nagu tihtipeale olid võib-olla riided pesemata ja oligi selline olukord, siis tegelikult ma ise kunagi, kuna ise tulles ka nagu niimoodi, ütleme siis nagu mitte nii hea järeleolevalt perest, et mul vanemad ka alles nagu olid noored, kes said lapse ja nendel, meil oli nagu ma sain aru mingil määral, aga ikkagi see hetk oli see, et hästi paljud nagu norisid keda, et nagu ta oli veits ka jällegi tüsedam ja natukene nagu ei jõudnud niimoodi tihti pessu ja sealt nagu jäi natuke hammasratast vahele ja mingil hetkel ma tunnen, et ise astusin ka sellesse paati, kus ma võib-olla olin lihtsalt kamba mentaliteediga kaasa, mis sest, et samas mind ennast nagu, et ise pääseda sellest ringist välja, sest mind ennast nii-öelda siis kiusati ka selle tõttu, mis mul on üks nahahaigus, kes ei tea, on psoriaas. Ja mille pärast mind kiusati, jaa, just. Et see on seesama asi, mille pärast mind kiusati ja samas ma lihtsalt räägin, et minu väljapääs mingil määral oli see, et nagu minna nagu kambavaimaga kaasa. Aga mul on hea meel näha, et teie pole nii palju nagu kokku puutunud selle kiusamisega. Kuid ma rääkisingi, et mina olen ise nüüd kiusaja olnud, et siit kohalt ongi, et kui te olete nüüd nagu tänasesse päeva tulnud, et kas te ise olete ka leidnud selle koha, et olete äkki ise kiusanud kedagi või olnud teisel pool seda teed? Nele? Ma ei ole kunagi selline nagu siuke vali algataja või kes läheks ja nagu räuskaks, et ma lihtsalt ei ole sellise loomuga, kes nagu kiusaks või läheks kellelegi midagi ütlema, kuigi ma pean tunnistama, et sama hull võib olla ka see, kui ma oma peas mõtlen, et oi, küll tal on ikka nõme jakk täna seljas või isegi kui ma seda välja ei ütle, aga nagu ma arvan, et seda peaks ka jälgima, et mis hoiakuid ma nagu teiste suhtes hoian. Et niimoodi otseselt kiusaja ma olnud ei ole, sest ma olen siuke suht vaikne. Aga sa ei arva, et see on nagu tegelikult konstruktiivne kriitika, kui me räägime jakist, et öeldagi, et hei, et see võib-olla pole nagu kõige parem jakk, et see ei sobi sulle, aga sulle sobis see paremini, et nagu just võttagi seda selle nurga alt, et see on... No jaa, aga... Ja inimestele või nagu samamoodi teha komplimente rääkida, hei, see võib-olla ei lähe nagu nii hästi selle kokku, et proovi mitte nagu just halvaga öelda. See ei ole nagu, stiil ei ole nagu minu asi, et igaüks ikkagi paneb seda selga, mis ta tahab ja see on tegelikult pole nagu üldse minu asi mõeldagi, et missugune ta välja näeb või mis ta seljas kannab, et ma ei tea. Just, ei väga hästi arusaadav. Võid lappi selle edale seda. Teeme. Aitäh. Nii. Ja kas sa kordaksid küsimust? Küsimus oligi sellest, et kas sa oled ise olnud siis nagu teisel pool seda rolli, et kiusanud kedagi teist? Loomulikult, et ma võin teile rääkida, et ma kasvasin üles suht karmis keskkonnas, et suht siuke väike maakoht ja seal on siuke kaake suht täis. Et oligi, et mul oli nagu periood, kus mind ennast kiusati, siis mingi periood, kus ma nii-öelda hakkasin nagu ilgeks sportlaseks ja hakkasin ilgelt palju näitlemisega tegelema, siis jällegi nähti minus seda nii-öelda rohkem seda lahedat poissi ja siis mingil määral oligi, et nende grupi kiusajatega ma mingil määral nagu ma hakkasin just nendega suhtlema mingi nagu ja siis kuidagi tuligi see, nagu Martti rääkis, see grupi mentaliteet, et mul nagu üks sõber oli, kellega ma saan praegusel hetkel paremini läbi kui nende kiusajatega, kes iganes nad olid. Ja näiteks ma mäletan, et isegi koos nendega ma mingil määral nagu kiusasin, aga alati nagu tegelikult nagu ma aru sain, et tegelikult alati võetakse seda naljaga, kuid tegelikult see, kes on nagu teisel pool seda, see võtab väga isiklikult seda ja nagu ma olen alles nüüd nagu suuremana sellest aru saanud, aga nii see elu on. Nii, väga hea, sest ehk siis ongi see, et sa ei saanud tihtipeale mõistnud kiusajana ise, et sa ise kiusad. Jaa, et see pigem oligi nagu nali, sellepärast, et sa räägidki nende kiusajatega koos nagu ongi siuke kuidagi pilkav nali koos nagu naerata nagu, et see on teie jaoks nagu nali, aga tegelikult teine inimene kuuleb juba seda pealt ja see nagu otsene nali tema üle. Just, väga hea, aga ma saan aru, et mulli seest on meil siis Kristel, jah? Jaa, minu arust elu on üldse hästi tore ja kõik on nagu, mis asja, mis kiusamine. Ma arvan, et kogu see kamba mentaliteedi teema, see on tegelikult väga huvitav asi, sest tegelikult ma arvan, et kui nagu küsima hakata sellelt kambalt, et aga miks te
seda inimest nüüd kiusate, siis ega tegelikult nad ei oskaks sellele otseselt vastata, vaid see on nagu siuke, et üks arvab, et teine arvab, et kolmas arvab, et kui mina nüüd ei kiusa, et siis olen mina järgmine, kes saab nagu mõnitatud või kiusatud. Et ma arvan, et selle tõttu ongi see selline lööme kampa, võtame kellegi endale nagu, sest no paratamatult on see, nagu kõige suurem inimeste ühendaja on midagi negatiivset, millegi vihkamine kõik koos. Aga millegipärast on nagu see, et need asjad või need inimesed, keda me vihkame või keda me tahame mõnitada, on inimesed meie endi seast. Selle asemel, et nagu keskenduda asjadele, millele päriselt võiks nagu keskenduda. Et see tundub lihtsalt nagu selline kerge tee pluss absoluutselt see, et kui sa kellelgi näed pinda, siis tegelikult on see su enda palk seal kuskil silmas, et kui sa nagu kiusad kedagi, vaata, mis nahk sul on, siis sa tõenäoliselt peidadki oma varukate all veel hullemat naha konditsiooni. Et see paha tihti on nii, et sa pead et mul peab nüüd parem olema, sellepärast ma saan kellelgi nagu tuju halvemaks teha. Et see on nagu vist, jah, ma ei vastanud küsimusele. Ei, nagu väga hea mõttekäik selgi poolest. Aga Sydney äkki räägib, kas sina oled ise olnud sellel poolel? See on mulle isiklikult väga selline nagu raske teema, sellepärast et nüüd ma tõesti koen, et ma olen täiesti muutunud inimene ja mul on tõesti väga kurb tunnistada, et mina olen ka olnud selles kiusaja rollis, kes on teistele tahtnud halba ja kes on olnud see, kes on teisi mõnitanud ja teistele halva tuju tekitanud. Ma mäletan kõige paremini võib-olla sellist situatsiooni, kui paar aastat tagasi me vahetasime kooli, nagu me läksime kõrgemasse klassi, Soomes on sellised erinevad asjad ja seal tuli meie klassi üks tüdruk. Ja ta oli selline, kes nagu väga kellelegi ei meeldinud ja kellest kõik taga rääkisid. Aga mina ja mu sõbranna, nagu just siin enne mainiti, et see on sulle nali, sa ei saagi sellest aru, et sa tegelikult teisele haiget teed. Aga meie võtsime seda kui täiesti nalja ja hiljem, kui see teema läks juba nii suureks, et see meie mõnitamine läks nii kaugele, siis me saime alles aru, et see ei ole tegelikult üldse naljakas ja et teine inimene ei võta seda sama naljakana asja nagu sina. Ja ma mäletan kõige paremini võib-olla sellist asja, mida ma nüüd lihtsalt nagu nii kahetsen, see on mulle nii siuke vastik teema, millest rääkida, sest et ma üldse ei taha tõestada ja rääkida sellest, et ma olen kunagi selline õudne inimene olnud. On see, kuidas see tüdruk elas 17 kilomeetrit meie koolist ja ta liikus bussiga ja need bussid lähevad täpselt peale kooli. Neil on 5 minutit aega minna selle bussi peale, sest muidu nad jäävad bussist maha. Ja meid oli 3 tüdrukut, mina ja 2 mu sõbrannad ja me võtsime ta talvejope. Kesktalv oli väga külm, oli jõuas mingi reaalselt -20 kraadi. Ja me võtsime ta talvejope ja viskasime see lihtsalt poiste vetsu, sest et seal ta ei oleks seda leidnud, ta otsis seda iga poolt taga. Ja me seisime seal kõrval, kus see tüdruk hakkas seda oma jopet taga otsima. Ja me lihtsalt naerisime, me teeskasime, et me otsime seda jopet koos temaga. Ja kuna ta ei leidnud seda jopet mitte kuskilt, seal olid õpetajad ka ja meie lihtsalt naerisime seal kuskil nurgas ja ta ei leidnud seda kuskilt, ta pidi maikaväel keset talve -20 kraadi kõndima bussipeatusesse, kuhu tal oli pool kilomeetrit kõndida ja tal oli bussi peale niimoodi, et buss läheb 2 minuti pärast ära ja see situatsioon lihtsalt on see, mis nagu mind ennast riivab nii palju, et ma üldse olen kunagi niimoodi teinud, et ma olen mõelnud, et selline asi on naljakas ja see nagu, mul on lihtsalt nii raske tõestada ja rääkida sellest just, et ma olen olnud selline inimene, aga ma arvan, et see vahetus kuskil tuligi paar aastat tagasi mingi 8. lõpus äkki, kus ma hakkasin aru saama, et teistel inimestel on ka tunded ja mina ei ole selle kõige tipp ja nagu siin juba ennem ka öeldi, et nagu kui sind kiusatakse ja sa tunned ennast halvasti, siis see on kõige kergem lihtsalt teisi mõnitada ja teistele samamoodi öelda, sest et siis sa ei tunne ennast nii halvasti. Ja kuskil 8. klassi lõpus ma saingi sellest aru ja peale seda ma olen lihtsalt nagu kogu aeg rääkinud, kui tähtis on teiste vastu hea olla ja kui tähtis on positiivne olla. Ja ma tõesti tunnen, et ma olen täiesti teine inimene, kui ma olin 3 aastat tagasi. Aitäh, see oli väga nagu julge sinust tulla sellise asjaga välja. Ma arvangi, et võib-olla, et keegi teistki tundis iseenda, see kindlasti ma loodan, et meie siis ei ole nagu nii selliseid näiteid, aga kui te isegi tunnete, siis jällegi see on see, et kõige parem asi, mis ongi olla lõpuks nagu Sidi näol aus enda vastu ja mis sest, et tuleb nagu võtta vastu, nagu isegi ma ütlesin, ma olen ise hüpanud selle kamba vaimu peale lihtsalt sellepärast, et ise pääseda sellest ringist ja varjades ise, no kui siis samamoodi peites siis enda nagu seda nahakonditsiooni, käiski pikkade särkidega ringi. Aga lähme siis sellesse teemasse, mis meil siin tahvli peal on, ehk siis küberkiusamine, et miks see on siis tänasel päeval nii suureks probleemiks olnud, mis te arvate, et mis on selle nagu
mis on selle põhituumik, see probleem, miks see tänasel päeval on nagu, et kui me varasemalt oli see, et nagu meie vanem generatsioon saime koju minna ja olla oma nagu turvalises keskkonnas, siis tänasel päeval on see, et on grupivestlused, kus võetaksegi reaalselt grupivestlustes teisi inimesi, noori ette ja minnakse nende kallale ja siis nagu, et mis on selle tuum, et mis see teeb, kas see on sama kamba mentaliteet, mis meil käib edasi? Kas see grupivestlused, sa mõtled seda, kui sind kutsutakse nagu Facebooki gruppi, millest nagu siis rääkida või mingist teemast või? Ma mõtlen üleüldiselt, kui me vaatame tegelikult kommentaariume, et tegelikult meil on isegi netikommentaatorid, kes käivad ja süstemaatiliselt ma lihtsalt ütlen, see järjepidev, kas või võttes ette, isegi videot alla tullakse meid kommenteerima, et ongi selline mentaliteet, kus me lähme sellega kõigega kaasa, et kas seal on grupi, kas meil on see grupi mentaliteet või siis see anonüümsus annab meile selle võimaluse just, et mis sa arvad, et mis need probleemid võiksid olla seal? Ja, ma arvan, et on väga lihtne nagu seal kodus oma turvalises keskkonnas lihtsalt midagi kribida, et sa ei näe nagu inimest otse ja see tundub kuidagi mingi kauge, kui näiteks teed mingi YouTube'i video ja siis keegi sinna alla midagi kribab, et siis on nagu hästi lihtne kuidagi igasugu jama nagu ka kirja panna, et sihuke anonüümsus on seal, keegi sind ei näe, et sa seda seal kirjutad ja siis niimoodi vaikselt nokid midagi. Ise, kui mul on, minu videote all on üsna sellised normaalsed kommentaarid, et ei ole midagi hullu, aga ma olen tähele pannud, et siis nagu oleneb teemast, kui ma midagi räägin või mis on kas mingi poliitiline või mingid teemad, mis inimestele üldse ei sobi, et sa niimoodi mõtled, siis nagu inimesed kuidagi lähevad väga vihaseks ja hakkavad kirjutama igasugu vihaseid kommentaare. Et see on nagu lihtne, et sa ei pea ise selle inimese ees olema ja seda otse inimesele ütlema, et seda niimoodi kirjutades on lihtsam. Ma nägin, et Kristel siin haaras mikrofoni, et Kristel oli väga kiire siin rääkimisest, et sul on mingi mõte tekkis sellega mõttega, minu mõttele siis juurde. Ei, ma arvan, et anonüümsus absoluutselt, see on üks võtmesõnu selle küberkiusamise juures, kuigi tegelikult tihtipeale, kui sa koolikaaslast, klassikaaslast kiusatakse, ega siis ei ole, isegi anonüümsus ei ole enam nagu teema, sa ütled oma nime ja ütled kõike. Ma arvan, et mis võib olla natukene nagu juureks või selle juuremoodi on see, et inimesed, eriti noored, ei mõista sõnavõimu. Nad ei mõista, nad näevad, et mis see kiusamine on? Kiusamine on see, kui ma togin, löön, mida iganes, et vägivald piirdub ainult sellega, mis on füüsiline. Et noored, ja tegelikult oleme ausad, ka päris paljud vanemad inimesed ei saa aru, et sõnal on tihtipeale palju suurem võim ja see võib olla väike sõna, mis sulle võib-olla ei tähenda mitte midagi, aga sellele inimesele, kellele seda ütled, võib tähendada see kõike, see võib olla täpselt see breaking point, et nagu peale seda, vot see on see sõna, mille peale mina murdun. Et üks asi, millele me peame nagu tähelepanu tõmbama, ongi nagu see, et sõnad ei ole kunagi ainult sõnad, seal on nii palju sõnade ajalugu, sõnade tähendused, mida need inimestele nagu teevad, see võib olla laastav, sest et see võib alustada näiteks mingisugusest sõimusõnast kuni lõpetades mingi laimukõnega või neid asju on nii palju, see on nii keerukas ja ta on tegelikult mingis mõttes palju sügavam ja isegi vägivaldsem kohati. Ja ma arvan, et see ongi see asi, millest me ei saa aru, et sõnad on lihtsalt sõnad, ma lihtsalt ütlen ju need, mis vahet seal on, sa ei pea südamesse võtma, ära mõtle siis selle peale, ära kuule, pane kõrvad kinni, walk away, aga see ei ole nii lihtne, sest need sõnad jäävad kummitama, need sinikad ja need asjad, need kaovad ära, aga see sõna, see jääb sulle kummitama, et see jääb siia kupli alla kinni ja see võib jääda eluks ajaks. Eks siis nagu trauma juba väiksest peale? Ja, et see sõna on ka tegu. Sõna ütlemine, sõna on juba tegu. On kellelgi veel kommentaare selles osas? Ma võin öelda midagi.
et mina arvan, et nagu me rääkisime sellest, et nagu jah, et inimesed ei kontrolli, mis nad välja ütlevad, kuid minu jaoks nagu tegelikult üks asi, mis võib veel probleemiks olla, et nagu paljud teist on nagu noored, kes siin on, et teil on juba ligipääs internetile ja tegelikult meil on väga halvad eeskujud ees seal internetis ja mitte keegi ei kontrolli seda, kus meie käia saame, nagu mitte keegi, et kui me koolis nagu käime, kedagi norime, siis ikkagi õpetajad saavad vahele tulla, aga kui me internetis seda teeme, siis nagu mitte keegi nagu ei hooma seda, mitte keegi ei tule vahele ja väga lihtne on öelda, et davai, ma kodus läksin närvi kellegi peale, davai, ma ütlen talle nii halvasti, kui ma suudan. Et siis sa pärast nagu mõtled järele, et kas nagu oli seda vaja, aga nagu paljud enam ei mõtlegi isegi sellele järele, et nagu ma ütlen sellepärast, et kõik ütlevad ja sellepärast, et see on nagu normaalne. Kui tegelikult nagu see ei ole normaalne, see kommentaar on võib-olla isegi hullem lugeda, kui keegi päris elus ütleb sulle. Nii et mis sa tegelikult siin räägid, mis tuleb siin suuresti välja, on see, et kui varasemalt ennem nagu ütleme siis nagu seda küberajastut oli ka lihtsalt võimalus see, et sa tulid koju ja sa olid oma turvalises keskkonnas. Nüüd sa tuled koju, sa võib-olla ei räägi oma vanematele, sa ei räägi oma õpetajale, keegi ei näegi, et sinuga mingi selline asi toimub. Ehk tänasel päeval on seal lihtsalt nii kaadri taga, et ütleme tõesti, et see võib olla väga hilja sellel hetkel sellisele inimesele, et nagu inimene ei julge isegi minna abi küsima. Keda nad siis võetakse vastu, sest et ta lihtsalt ei lähe näiteks ise rääkima sellest. Ja ma tahaksin lisada seda ka, et nagu praegu ongi juba selline olukord, et kui isegi koolis on see kiusamine ja tegelikult inimene läheb koju ja tal on ikkagi see sotsiaalmeedia internet, et kogu elu tegelikult on interneti üle läinud ja tegelikult ei saa üle ega ümber sellest, et kui keegi ütleb sulle halvasti, siis nagu sa ei saagi seda nagu ignoreerida, sellepärast see on igal pool sul. Ja ma arvan, et see ongi, et miks need sõnad nii lihtsalt välja tulevad. Tihtipeale on see, et ma ei kujutaks elu sees ette, et keegi tuleks mulle päriselt neid asju ütlema, mida ma olen enda kohta lugenud kommentaarides värki. Ja see on nagu üks asi, et kui sa seda kirjutad, kas sa päriselt julgeksid nagu öelda sellele inimesele näkku ja keegi ei ütle, keegi ei tule tänaval elu sees sulle ütlema seda. Ja ma arvan, et see ongi selle internetiajastu nagu pahupool. Kunagi inimesed võib-olla ei saanudki teada, mis teised inimesed räägivad ja see on okei. Inimesed räägivad nii kogu aeg kõigist midagi, on ju. Aga ei ole nagu kunagi seda, muidugi on nüüd meie nagu täisealisemad klubides tuleb ikka ette, kus on inimene, kes on võib-olla vägijooki natuke rohkem manustanud ja on selline, kus täitsa mõttetu vend ja aga selle peale sul ongi nagu siuke kergem nagu seda kuidagi nagu ignoreerida, sest et see inimene ei ole nagu seal täiesti kohal, aga nagu päris elus öeldakse seda, mis on konstruktiivne võib-olla, aga ei öelda nagu seda, et ma ei tea, sul on nii nõme nägu. Ma lihtsalt tahtsin sulle öelda, et see on nõme nägu, aitäh. Et nagu seda siis nagu üldiselt ei juhtu, et see anonüümsus ongi nagu garanteerinud selle, et ma võin ükskõik mida öelda ükskõik kellele. Aga nüüd siis ongi tegelikult see küsimus ka, et siis nagu öeldakse, et sind kiusatakse internetis, et kas siis on see hetk, et sa ütled, et aga ära mine sinna siis, et nagu, et see on ju küberkiusamine, et see on ainult küber, et kas see on nagu, ütleme siis nagu valid point, et öeldakse, et see ei ole kiusamine, või nagu, et see ei ole ju päris maailm? Seda eelmist teemat veel ruttu kommenteerides, siis minu enda arust see, miks küberkiusamine on tänapäeval nii suur asi, on see, et inimesed tunnevad, et neil on võimu. Sa teed endale kasutaja, keegi ei tea, kes sa oled ja keegi ei saa sulle mitte midagi teha. Sa paned endale nimeks mõne kuulsuse nime ja kommenteerid kellegi pilti ja mitte keegi ei tea, kes sa oled ja mitte keegi ei saa sulle absoluutselt mitte midagi teha. Ja sa tunned endast seda võimu, et nüüd ma saangi teha, mis ma tahan ja öelda, mis ma tahan, ilma et sellel oleks tagajärgi. Siin ma tahan veel ütelda ka, et internet ongi selline uus asi, mis annabki igale ühele meile võimu ja sellega tuleb vastutus, et kui sa midagi ütled, kuskile midagi kommenteerid, siis see jõuab nagu või päriselt jõuda inimeseni ja tegelikult need kommentaarid ongi ju, võiks olla nagu selle mõttega, et sa kirjutadki konkreetselt sellele tegijale või inimesele, et see inimene saaks vastukaja, et kuidas sulle see asi meeldis, mis ma tegin, on ju. Aga kui me loeme kommentaare, mis on kirjutatud täitsa nagu, ma ei tea, nagu ei oleks ei kellelegi, lihtsalt nagu heietad mingit negatiivsust, siis see ei ole nagu kellelegi kasulik, et sa võiksid ikkagi kirjutada niimoodi, et see nagu võikski päriselt selle inimeseni jõuda, et vahel on niimoodi, et nii suur võim on käes, aga et seal kirjutada, aga siis nagu samas ei tunneta ka seda, et see tegelikult võib teistele inimestele mõjuda.
on veel mõtteid selle koha pealt? Nii. Tegelikult ma arvan, et miks seda nii lihtne, sa ei näe reaktsiooni. Sa ei näe seda, miks sa ei ütle inimesel, no ma ei tule sulle ütlema, et sa oled nõme vend, sest ma ei taha näha su reaktsiooni, sest et sa võid mind lüüa. Aga kui ma kirjutan selle anonüümselt kuskil, sa oled nõme vend, ma ei näe isegi, mis sa teed. Ma loodan, et sa nutad, sest et siis mul on hea olla, sellepärast, sest mul on nüüd hea olla, sest ma olen hästi halvasti saanud öelda, aga ma ei näe, mida sinu nägu teeb siis, kui sa seda loed ja sa ei saa mulle näkku reageerida selle emotsiooniga. Ja kuna me nüüd on nagu nii harjutatud endale see anonüümsus ja see reageerimisvaba ühiskond mingis mõttes, välja arvatud reacting channel'id. Aga et see reageerimine on nagu nii nagu sellelt võrrandist nagu ära võetud, siis see on nii palju lihtsam. Sellepärast, et nagu miks me ei ütle inimeste halvasti ongi ju see, et nagu, et oh my god, ma tegin sulle haiget ja selle nimi on taktitunne. Aga kui sul ei ole inimest, kes sulle vastu reageeriks, siis sul ei saaks seda tekkida, sellepärast, et sa lihtsalt ütled ja tulistad, nii nagu tuleb igasugusest torust. Ja siis ongi see, et nagu no tegelikult siit tuleb ka välja see, et kui me internetis suhtleme, siis meie tööriistad on üsnagi nagu limiteeritud ehk oma emotsiooni sa ei kanna ja kuidagi muud moodi edasi, kui ongi sul ainult emotsid. Ehk lihtsalt see baastasemele tulles tagasi, kui seda inimesega tavaliselt suhtled, võib-olla sa teedki nalja, sul on kehahoiak on teistsugune, aga see ongi see, et kui sa sel hetkel nagu kirjutad nagu üsna nagu tuima teksti, see inimene saab sellest aru niimoodi, nagu ta ise seda võib-olla loeb, et täpselt nagu ma olen siin eelnevalt rääkinud, et võib-olla et sa ei saagi isegi aru, kui sa teed nalja, aga see mõjub nagu pikk nali, mõjub pikas perspektiivis sellele inimesele laastavalt ja viib edasi nagu millegi süvenemisele. Aga nüüd tulles tagasi sellele, et kuna meil kõigil on tegelikult mingil järel vaatajaskond, inimesed, kes meid jälgivad, kas see on teie või meie ühine teema sellele tuua tähelepanu? Et kui ma ütlengi, et nagu kui teised YouTuberid, kes meil on, et kas see on mingi asi, mis nad peaksid võtma võib-olla, et kas või endal korrakski teemasse ja tooma sellele tähelepanu, mitte ainult nüüd siis selle suurima julguskampaania käigus, vaid ka mõtlema sellele, et selleks ka nagu pikemas perspektiivis asi, mida nad ise jälgiksid, näiteks oma kommentaariumis või kuskil mujal nähes toimuvat. Ma arvan, et see võiks olla küll teema, et me ju teame, et need inimesed, kes meie tegemisest huvituvad, et neid me nagu saame enda mõtete jagamisega nagu mõjutada, et kui, ma ei tea, kui mulle läheb korda see, et ärge kiusake, siis kui ma sellest nagu räägin, siis see võiks nagu inimestele jõuda kohale. Ma ei tea, kas see vastas millelegi. No, tahtsid veel lisada midagi? No, et minu nagu vaatevinkel on sellest selline, et nagu kuna meie nagu kujutame ikkagi enda mingil määral enda kanalile enda ellu suhtumist, paljud nagu kujutavad enda elu ja kõike seda, siis ikkagi peaks ju tegelikult aktuaalsetel teemadel arvamust avaldama. Ja ma võin tuua näite, et minu videokommentaariumis on üks poiss, kes nagu iga video all ta kommenteerib esimesena. Ja nüüd ma olen näinud viimasele kommentaari, kes kõik vastavad talle ja ütlevad, et mida sa otsid siin, et mingi luuser oled, et iga video all kommenteerid, et nagu nii kedagi ei huvita, ja siis ma nagu kommenteeri vastu, et nagu ikkagi huvitav, minul läheb see väga korda. Et tegelikult see on ikkagi väga isiklik teema meil, kui see juba nagu toimub kiusamine meie kommentaariumis. Et kindlasti me peaksime sekkuma ja kindlasti tegelikult mina arvan, et see, mis me siin praegu teeme, on vägagi nagu tõsine teema, sellest iga inimese osa mingil määral elust on olnud see, et kas teda on kiusatud, tema on kiusanud ja tegelikult see on asi, mida igal pool peaks nagu rääkima, sest see on nagu paljud inimesed kaotavad elusid selle pärast. Ja ma arvan ka, et meie kui nii-öelda siis nende inimeste, kelle nagu asju kommenteeritakse ja vähemalt siis Instagrami ühesõnaga, kus on meil nagu see kasutajavõim nii-öelda nagu, et me oleme midagi välja andnud ja me näeme, et meie pildi või kuskil all tekib kiusamine või isegi kui ei ole meie enda pilt. Mäletan väga hästi ühe minu samuti tuntud sõbranna uue suhte hakul tekitati mingisugune varikonto,
mille all hakati minu sõbrannat pommitama, et kus su eelmine kutt on, et tuleta meelde, kus su eelmine kutt on ja niimoodi paugutasid nagu niimoodi, et noh, ilmselt see oli nende arust mingi nali või mingisugune nagu noh, väga huvitav lähenemine ühesõnaga olukorrale, mille peale ma olin nagu, et mis asi see nagu on, sest et mu sõbranna oli selle peale ka, et nagu miks nagu selline asi on, sest nad olid teinud sellise eelmise suhte nagu mingi konto ja pildid pannud ja mis kõik iganes. Ja ma läksingi vahele, et kuule, et nagu veits lamp ei ole nagu sükest asja nagu inimesele nagu pommitama hakata, mille peale olid kõik, no mitu kontot olid, et kõik kontod kadusid ära, kõik kommentaarid kadusid ära. Et tegelikult nagu, kui me oleks selle lihtsalt jätnud, et kui ma poleks midagi võib-olla öelnud, siis see oleks jäänud, võib-olla siiamaani pommitaks selle rumalusega, sest noh, jaa, see on väike asi, aga väike asi kasvab mingil hetkel suureks asjaks ja noh, keegi saab alati sellest haigeks, eriti kui on mingid suhtedraamad, eks ole. Aga lihtsalt see, et nagu kui sa näed midagi, siis proovi, eriti kui sa oled nagu mingis mõttes ikkagi mõjukam, et ma arvan, et nagu mõistlik on ka vahest nagu vahele astuda ja midagi nagu öelda, et noh, muidu nagu ilma tähelepanuta jätmine. Ma saan aru, et ilmselgelt see kiusamine, küberkiusamine, see ei lõppe sellega, kui me teeks iga nädal ühe video sellest, et kuulge, palun ärge kiusake üksteist, et noh, ilmselgelt that's not gonna cut it, aga ma arvan, et mida rohkem me sellele nagu mingisugust nagu mida rohkem me paneme neid noori inimesi, neid inimesi mõtlema lihtsalt nagu kogu sellele küberruumile ja sellele, mis nagu mõju sellel kõigel võib olla ja proovida nagu panna neid mõtlema selle, et olge ise korra nendes kingades, mille pihta te loobite seda kõntsa, et võib-olla nagu pika peale meil jääb üle ainult ju loota, et see teeb midagi, aga kui me mitte midagi ei tee, siis see ju saab ainult hullemaks minna. Mina võtan seda asja kui sellisena, et kui sul on antud hääl, siis miks mitte seda kasutada. Kui sul on inimesi, kes vaatavad su igapäeva tegemisi ja võtavad sind kui eeskuju, siis sa pead selle rolli vastu võtma või nagu, kui sa tahad seda rolli vastu võtta, siis muidugi, kui sa oled negatiivne inimene, võetakse sinult ka seda negatiivsust endale, aga miks mitte kasutada seda häält millegi hea jaoks. Ja samas isegi, kui sul ei ole suurt jälgijaskonda, siis see on väga oluline lihtsalt rääkida sellist teemadel ja anda oma arvamus välja. Ükskõik, kui palju sul jälgijaid Instas on või kui palju suur YouTuber sa YouTube'is oled, sul on mingisugunegi võimalus kas või oma sõpradele, klassikaaslastele rääkida, kui nõme see on lihtsalt teist niimoodi narrida ja teistele vastu hakata. Ja just nagu Hensu Kusta ka ütles oma videos, et temale on antud see hääl ja tema tahab seda kasutada, siis minu jaoks ka on see, et kui sulle antud hääl, siis lihtsalt kasuta seda. Mul on siin üks loosung vahel öelda, et selle teema lõpetuseks, või mitte teema, vaid selle küsimuse lõpetuseks, et mul läks meelest ära, mul selle mäluga on alati halb asi. Igatahes, ja läkski täiesti meelest ära. Läkski meelest ära, Lapins tahtis loosungid veel, äkki sul tuleb meelde, ma võtan vaikselt siis edasi. Ja võta edasi, ma siis ja kui Lapinsil tuleb meelde, siis me külastame seda mõtet tagasi. Jällegi väga head mõtted, aga siin ongi nüüd, et kuidas mõtted, et äkki on niisugused mõtteterad, et siin juba alustaski Sidney väga ilusti, et kuidas olla ise nagu hea küberkodanik või nagu kodanik üleüldiselt, et mis on need mõtted, mis võiksid inimesed kaasa võtta, et kuidas olla hea nii-öelda siis tavaline kodanik ja küberkodanik. Mul tuligi, sul jumala hea küsimus tuli ka praegu, see sobib üli hästi kokku ja mul tuli see vastus meelde ka, mis ma tahtsin öelda. Et inimesed nagu õppige naerma pigem mitte teiste üle, vaid iseenda üle. Ma ütlen, et elu on palju lõbusem, kui te naerate iseenda üle ja ma ütlen, enda YouTuberi karjääri jooksul ma olen õppinud seda väga hästi tegema ja sihukest asja nagu, et teiste inimeste arvamus ja üldsegi kellegi arvamus mulle korda läheb ja mingi masendus selle pärast tuleks, on nagu null. Et ma julgustan teid, et pange hullu. Ma just räägin siia vahele ka. Esimene hetk, kus mina nagu võtsin ennast, et mul on alati need hetked, kus mina ütlen, et Mom, I made it. On iga kord, ma ütlen seda siis, kui tuleb mingi järgmine Heidi loosung, siis ma tõstan käed üles, Mom, I made it. Sest et see on tihtipeale see, et kui sa hakkad midagi hästi tegema
siis tihtipeale on need inimesed, kes üritavad sind tuua sealt alla, sest et nemad ei ole need, kes, nagu ma siin oma eelnevas nagu siin oma selles enda vestluses rääkisin, et need ei ole need inimesed, kes nagu paneks enda hinge millegi sisse, sest need võib-olla nad ei ole leidnud seda, nad otsivad seda ja kui nad näevad, et keegi, kes on leidnud selle kire endas ja teevad midagi kirega, et nad on kuskil nagu maas, tekib see võistlusmoment võib-olla. Ja see hetk, et nagu ja siis tulebki see niisugune mingi mõtet lihtsalt nagu purse sinna kuhugile suunas, mis on tegelikult see, et võiks olla nagu jess, sa teed õiget asja, sa oled leidnud seda, mis sulle meeldib teha ja pannagi edasi. Ja minul tuli sellega ka seoses meelde, et see on nagu üliimelik, et kui kellegi läheb väga hästi, siis nagu leidub nii palju inimesi, kes nagu hakkavad kohe sellest kuidagi halvasti rääkima või ütlema, et siis kui mul on näiteks mingid väga, ma ei tea, rõõmsad videod, siis hästi tihti on ka, et umbes sa oled laksu all või nii, või noh, nagu miks peab niimoodi rääkima, ma ei tea, nii imelik, et nagu teise rõõmust ei saa nagu rõõmu tunda. Aga noh, võib-olla see on ka siuke mingi kadedusega seotud, aga see on üks kummaline asi. Ma arvan, et tead, mis see võib olla ka tihtipeale sellised asjad tulevad ebamugavustundest, sest et see inimene võib vaadata seda videot ja näeb, et issand, et tal tundub nagu nii tore olevat. Ja siis järsku ta tunneb nagu enda sisimas sees, et kas mul on üldse kunagi nii tore olnud või nagu miks nagu kas sa oled laksu all või? Sellepärast, et ta ei suuda enda peas nagu neid pusletükke kokku panna, et kuidas on võimalik, et nagu I could have fun, I could be happy, sest et see on nagu mingi see on isegi väga kurb, kui niimoodi mõtlema hakata. Sest tegelikult, mis ma olen aru saanud, on see, et nagu ma olen väga pika teed olnud selleni, et ma saan enam-vähem lõpuks öelda, et nagu ma olen õnnelik sellisena, nagu ma olen. Ma ei taha olla vähem ega rohkem kui see, kes ma praegu olen. Et nagu honest to God, kõik on jumala fine ja kõik on jumala chill, ma olen õnnelik inimene. Ja õnneliku inimesena mul ei tuleks pähegi kunagi kellegile mingisugust heiti hakata nagu viskama. Isegi kerged tagarääkimised tekitavad mus veidi ebamugavust, sest et ma ei tea nende inimeste võib-olla tervet tausta, ma ei istu nendega päevad läbi koos, et öelda, et ma tean 100% kõikide nende tegevuste ja nende otsuste tagamaid, sest ma ei tea. Ja sellepärast on alati see, et isegi kui teed mingi ja vaata, mis see tegi. See on nagu kohe on endal see mingi mitte, et öelda mingi, et ma olen nagu nii puhas inimene, et nagu ei kujuta ette, ma nagu ei ütle kunagi kellegi kohta midagi halba, aga lihtsalt nagu see, et see iseenda õnn ja sellega tegelemine võtab nii palju aega, mis tähendab seda, et see negatiivsed kommentaarid, see peab ikka päris kurb ja õnnetu maailm olema, et sul on nii palju esiteks aega, et kirjutada midagi negatiivseks ja teiseks, et sa lihtsalt et sa nagu tahad seda, et sul on nagu vaja seda kohe välja öelda, et kui mul on nii negatiivne tunne selle kohta, mida sina teed, no selge, aga kui sa ei õpi ka sellest mitte midagi, ma saan aru, et nii, on laul, on ju, annad välja laulu ja keegi kirjutab, et ma ei tea, minu arust nagu meloodia nagu võiks olla veits parem, et ei kuulu mu lemmiklugude hulka kindlasti, et sõnad on ka veits off, aga jah, see on negatiivne kommentaar, mida lugedes mul on nagu see, et okei, konstruktiivne kriitika on alati teretulnud minu meelest. Aga kui sa kirjutad, see on täielik, siis on nagu see, et mis ma teen selle kommentaariga, nagu kuhu ma lähen sellega, nagu kes see võtab selle kommentaari, okei, näe, võta, siin on sulle mingisugused elupunktid, nothing. Et see ongi nagu see, millele me peaks nagu suunama inimesed mõtlevad nagu, et mida see negatiivne kommentaar tegelikult annab, nagu kellele see mida annab, mitte kellelegi, mitte keegi ei õpi sellest, mitte keegi ei saa sellest rikkamaks, vaesemaks, mitte midagi, lihtsalt nagu ongi siuke, keegi saab lihtsalt võib-olla tähelepanu, mida ta vaja otsib. Jah. On äkki Sidnil midagi lisada? Mul otseselt enam midagi lisada ei ole, et kõik, mis Kristel rääkis, ma nõustun täiega just see, et mida sa teed sellega, mida sa saad sellest, kui sa annad kellegile ütledki, et su video on halb.
su pilt on kole. No, mida sa saad sellest? Ta ei saa sellest absoluutselt mitte midagi. See inimene, kes selle pildi pani või kommentaari tegi või kellele sa seda saatsid, ta ei tee ka sellega absoluutselt mitte midagi. Sellest ei ole mitte mingit kasu. Aga samas, kui sa ütled kellelegi too, et sa oled väga ilus või et mulle meeldivad sul riided või mida iganes, jah, siis sa saad anda kellelegi teisele seda positiivset energiat, sul tuleb endal sellest hea tunne ja samas see inimene, kes selle kommentaari vastu võtab, siis temal on ka see hea tunne, et kellelegi meeldib see, mida ma teen ja kellelegi meeldib see, mis mul seljas on. Kusjuures mina üritan ka igas päevas leida nagu, kui sa puutunud kokku inimestega, ma avastasin endas sellega mentaliteedi üleüldiselt. Võib-olla ma ütlen reaalselt, ma töötasin siin öelda IT-firmas, ma võib-olla, et nagu loovus nagu jäi nagu könni, ma ei pääsenud sealt välja, ärge palun laske laseriga, et siin inimestele võib silma minna, aga loovus nagu võib-olla nagu jäi sisse, ma hakkasin krampiks minema, vana krampi mees niisugune ja siis hakkas ka niisugune hästi palju negatiivsust minust tulema ja üks viis, kuidas ma sain sellest nagu tegelikult, ma avastasin sellest, et ma olin nagu hästi niisugune sõna, noortepärane sõna nagu triggered. Ma olin kogu aeg hästi triggered, mingi niimoodi nähvama ja ütleme nagu, lihtsalt nagu isiksusena olin nagu muutunud. See on täiesti okei, kui inimesed nagu, mingid asjad elumomendid muudavad sind, aga ma üritasin leida nagu igapäeva suhtluses inimestes nagu, et kas või lihtsad asju, hei, mulle meeldib su särk, see on väga cool särk, sul on lahe müts, et nagu inimesele, et nagu see emotsioon, mis sa saad inimeselt tagasi, just seesama vaata, et mis sa saad sellest tagasi, kui ütledki, et nagu kirjutad kas või pärast järgi, et hei, mul oli päris tore koos sinuga olla. Ja teisel inimesel jääb soe tunne, mul endal jääb soe tunne, mul on hea energia ja ma saan nagu niimoodi mõnusalt magamine või nagu magada nagu ilusamalt. Ja see on täpselt see, et kui sa jätad kellelegi sellise ilusa kommentaari ja ütled kellelegi midagi head, sa iial ei tea, kui väga see sellele inimesele tegelikult korda võib minna. Kui sa ütled, et mulle meeldib see bluus, siis sa ei tea, kui väga tal võib-olla see bluus endale isiklikult ei meeldinud, aga kui ta nägi, et selle meeldib kellelegi teisele või ta arvas, et see ei meeldigi kellelegi teisele, aga keegi ütleb, et see oli ilus, siis see toob endale lihtsalt nii hea tunde ja see, kui sa jätad kellelegi positiivse kommentaari või sa ütled midagi positiivselt, siis sa ei tea mitte kunagi, kui korda tegelikult see inimesele minna võib. Ma arvan ka, et see positiivsete kommentaaride viskamine, nagu see on praegu muutunud või praeguses elus see on umbes selline asi, ma ise tunnen ka ikka veel veid seda, et kui sul ongi see, et keegi ütleb, et et sul on nii äge särg, siis sa ei oska sellega, sa ei oska isegi seda vastu enam võtta, sest see on nagu sa oled mingis mõttes negatiivsega juba nii harjunud, et keegi ütleb, kuule, jumala äge särk, see on nagu... Siin ongi nagu tegelikult üks hea näide, mis mina õppisin ka ära tegelikult nagu samamoodi, nagu ma puutusin kokku tutvusin Lauriga, Lauri Pedaja, teate ka väga hästi. Lauri oli ka, et ütles mulle, väga lahe, mis asju, nagu täpselt samamoodi käitsingi. Lauri ütles nagu, ole mees, ütle aitäh, nagu. Et kui sul tehaksegi tegelikult hea kompliment, oled nagu loomulikult võtta seistu vastu, ära hakka tagasi ajama, ütle aitäh. Võt. Aga siin ka nagu mõtleme selle peale, et nagu kui nüüd on selline olukord, et sind kiusatakse, mis te nagu annaksite edasi, mis on need nagu asjad, mida võiks võtta ette, kui sind kiusatakse, et kuidas käituda, et ma saan aru, et siin väga palju öeldakse, et nagu be over it või nagu take it chill ja mingi pane oma Facebooki kontot blokki, sinna ei tule sulle kuhugile või nagu kui sind kiusatakse, mis sa teed? Minul oli hiljuti mingi paar kuud tagasi, no ilmselgelt anonüümseid netikommentaare on alati olnud, see on alati öeldud, et kui Elu24 või publik või keegi kirjutab, mitte teid dissides, kui kuskil on need meediakanalid siin, et kui keegi kirjutab midagi ja sinna kommentaarid hakkavad nagu alla lendama, ära loe neid, ära kunagi loe neid kommentaare, sest ilmselgetel põhjustel. Aga tuli mu Facebooki fännilehele tuli siis üks päev kiri ühelt Viljandi mehelt, kes oli 2 lapse isa ja niisugune nooremapoolsem mees, kes kirjutas mulle väga lihtsalt, sa oled nii kole, nagu sa oleks labidaga näkku saanud, miks sa kogu aeg sinna telekasse ronid? Mille peale ma nagu alguses öelnud, okei, aitäh. Ja ma mõtlesin, et mis ma nüüd teen? Kas ma ignoreerin seda olukorda? Kas ma kirjutan midagi vastu? Vaatame, kus ise oled, endal sul on, onju. Või siis, kas on mingi variant veel? Ma kirjutasin talle lihtsalt aitäh selle kriitika eest, ma võtan seda arvesse ja loodan, et sul kõik läheb hästi. Mille peale ta läks veel leile, et sa oled näitleja, et miks sa teed, mis saarlane mingi lõpeta ära see, mõtlesin, et on selge, et
no mis seal ikka siis, et noh, et ma loodan, et sul on hea elu ja et lähme nagu viisakalt lahku, et noh, nüüd ma tean, et mul on hea meel, et sa said ennast väljendada. Ja ta keris ja lõpuks ütles, et jaa, aga sa oled avaliku elu tegelane ja sa peaks olema harjunud sellega, et sa pead kriitikat vastu, et ma ütlesin, kallis mees, see ei ole kriitika. See, et sa ütled mulle, et ma olen nagu, et ma olen nii kole, nagu ma oleks labidaga näkku saanud, ei ole kriitika selles mõttes, et mis ma teen sellega, nüüd lähen sinu pärast nüüd ilukirurgi juurde ja olen teise näoga või, et ma ei saa oma vanematele seda teha, nemad tegid mu selleks nendele suur solvang minu arust, ma olen oma vanemate üle väga uhke, ma arvan, et said väga hästi hakkama, mul on kõik käed, jalad on otsas, pea on otsas, nägu on ees, olgugi et labidaga löödud, aga ikkagi, et nagu ja lõpuks oli see, et ma lihtsalt, ma mõtlesin, mul oli nagu peas see kill them with kindness. Ja ma hakkasin nii retsid talle vastu panema, et no selge, no aga kuule, aga vaatan, et sa oled siin 2 lapse isa, eks, et kuule, aga äkki nagu selle asemel, et siin nagu sihukest kriitikat jagada, et nagu kasvata oma lastest head lapsed ja nagu õpeta nendele positiivsust ja häid maailmavaateid, et noh, et mis on nagu, sest mingi hetk ütles, et piusid on palju paremad kui sina, mis no aga vaata neid siis, nagu sa ei pea mind vaatama, kui ma tulen telekas, pane teine kanal, ma ei ole kunagi käinud kellelgi koduks, pane Padjaklubi peale, pane see Padjaklubi praegu peale, mida sa teed, pane Padjaklubi peale. Ma ei ole mitte kordagi seda teinud ja seepärast ma ei saa ka kuidagi võtta seda süüd, et kui sulle ei meeldi mind vaadata, here's what you do. Vaata mujale. Pane teine kanal, nagu see ei ole üldse keeruline, et nagu see ei ole, mis ma teen selle kriitika, mulle ei meeldi sind vaadata, no äge, vaata mujal siis või noh, ja lõpuks ta oligi, et ta nagu tuurid läksid nii maha, et okei siis, no tšau. No seda enam ongi see, et tegelikult tänasel päeval on ju meil niigi palju võimalusi peale selle, et lihtsalt nagu leida endale seda tegevust. Et see on nagu lihtsalt huvitav fenomen, et kui inimesed selliste kommentaatorite näol otsivad siis endale väljundid, aga on kellelgi veel äkki lisada mõndasid häid nippe või mõtteid, kuidas nagu ennast mõtestada siis, kui sind kiusatakse? Üks asi, mida mina isiklikult alati olen teinud, on see, et kui keegi saadab mulle mingi kirja ja lihtsalt mõnitab mind või lihtsalt viskab puhast heiti, siis selle asemel, et vastu hakata talle öelda, et ise oled. Ma olen alati võtnud seda niimoodi nagu naljana, ma võtan seda, kui ma naeran enda üle, ma ütlen talle, kas see siis sama või et jaa, ma tean või midagi sellist. Ja see paneb need inimesed lihtsalt sellisesse situatsiooni, et nad ei tea enam, mis edasi teha. Nad ootasid võib-olla seda, et sa ütled talle, et sa oled ise kole. Aga kui sa ütled talle, et jaa, ma tean, või et sama on ja lihtsalt nagu enda üle naerdes ja seda mitte endasse võttes, nad ei tea enam, mida edasi teha. Neile tuleb selline hetk, et oota, aga kui sa niimoodi ütleb, mis ma nüüd vastu sulle peaksin ütlema. Ja just sellepärast see ma olen pannud tähele, et kuna ma olen seda teinud juba pikka aega niimoodi, siis need inimesed, kes sulle võib-olla alguses viskavadki heiti ja kommenteerivad halvasti, siis nad lihtsalt ei oska seda mitte midagi teha ja nad lihtsalt ei anna nende mitte midagi, ei kommenteeri selle kohta. Ma olen ka puutunud kokku sellega, kus viiskab kommentaari, sa oled, noh, ühesõnaga, sa oled jamps, nõme, ja siis see inimene, kellele see kommentaar on, olgu, okei, aitäh siis. Ei, tegelikult ma tahtsin öelda, et ma nagu hullult armastan ja ma arvestan nagu hästi äge, mis sa teed, ehk siis kõik see oli lihtsalt, et saada see tähelepanu, mis on nagu hullult veider, et nagu mingi, kuidas ma nüüd suhtun su positiivsesse kommentaari, kui et nagu... Tegelikult kõik on jumala normaalne, muidu, see video oli me täiega jama, nagu muidu on jumala normaalne öelda, et tee edasi, täiega nagu meeldib see, mida sa teed, et nagu teed asju, mis sulle meeldib ja see on tõesti, see on alati niimoodi. See on, tähendab just, et nagu kui ma ütlen, et klubis puutud kokku, ma ütlen nagu, inimene tuleb, kas tõesti mõtled, ma ütlen, ma olen sorry, sa aru saada, mul on kurb meel, et sa sattusid mu videot, ei, tegelikult ma vaatan ikka kõik videod ära su. Ei, aga see ongi, nad tavaliselt ongi, nad tutvuvad kogu materjaliga, sest et mõnikord lähevad kommentaarid nagu liiga tiibiks, et nagu mingi, vaata see, mis on seal 34. sekundil, aga siis mingi, sa vaatasid nagu ikka tegelikult ju päris tähelepanelikult, mis mul seal videotes toimub või mis mul nagu seal toimub. Aga see on tegelikult jumala õige, et kui sa võtad sellelt negatiivselt sõnalt, võtad selle võimu ära, et ütledki, et okei, aitäh või jah, ma tean või ja sama, siis sest ta ei saanud seda, mis ta tahtis ja ta on järsku, ta on nagu, sa võtad talt relva ära ja ta on nagu, no võt siis sa tead, et nagu ja siis sa nullid ära selle kohe, nii et kõige parem viis on lihtsalt nullida ära see negatiivne kommentaar.
no ma lisan ka vahele midagi siis, et põhimõtteliselt ongi niimoodi, ma ütlen väga lühidalt, et kõige suurem vihkaja võib tegelikult lõpuks saada sinu kõige suuremaks austajaks, et lihtsalt paljud inimesed nii-öelda tahavad, et neil oleks mingi sihuke tõestus, et alati vaja kellelegi midagi tõestada ja siis kui nii-öelda oled tõestanud, siis aga kindlasti on ka erandeid, et need, kui sa tõestad ja näitad, et sa oled nagu teistsugune ja sa teed seda hästi, siis inimesed vihkavad veel rohkem. Sest tegelikult on hästi hea point on see, et sa ei pea inimesele meeldima selleks, et ta sind respekteeriks. Mitte kunagi, sest seal on tegelikult vaja, nagu, sa ei meeldi mulle absoluutselt see, mis sa teed, ei meeldi mulle absoluutselt, aga samas ma respektin seda, nagu, et sa teed üldse. Kui hakkadki niimoodi, et kui põhimõte on see, et sa üritad tõestada kogu aeg, siis sa jäädki eluajaks tõestama kellelegi midagi. Aga hoopis vastupidi, tõesta iseendale ja kui näiteks inimene ütleb sulle halvasti, sa ütled irooniliselt aitäh naeratusega ja sa tunned ennast, sa ütledki rõõmsalt aitäh ja sa nagu, noh, see ongi, et ära lase heidutada ennast, kõige lihtsam, jah. Ma tahtsin ühte asja veel siia juurde öelda, et nagu kuidas võib-olla nagu üks nipp, kuidas selle kiusamise sellise negatiivsusega hakkama saada, et see võiks olla nii kiusatavale kui kiusajale, et kui on mingid negatiivsed, mingid tunded või et midagi tahaks kribada, siis alati nagu soovitan suunata selle kas oma loomingusse, kas sa kirjutad mingi luuletuse või teed laulu või sa lähed sporti tegema, jooksed nagu endast selle, mis iganes nagu halva asja välja, et seda nii kui kiusajale ja kiusatavale, et suunata nagu see energia mitte sinna teiste inimestele nagu halba tegemisele, vaid kas loomingusse või nagu mingisse füüsilisse tegevusse. Et lähedki boksitrenni ja selle viha boksidki endast nagu välja, et see energia ei läheks nagu teiste inimeste alla tõmbamisele. Suurimad tänud, aga võtame asja kokku ja mul on tegelikult üks hea mõte, mis visatasin õhku, et mida te ütleksite alustavale endale, et kui teie oleksite selles alguspunktis, kus te olite, ma arvan, et täpselt isegi ma olen näinud üsnagi palju, no nagu ma ütlesin, minu enda sõbrad, no eelnevast teid võib-olla ei olnud selle hetke siin, minu eelnevad sõbrad täpselt samamoodi tulid küsida, mis asja sa teed, et kuule, see on päris imelik nagu, et noh, see on loomulikult mingi määral konstruktiivne kriitika, aga tulid täpselt samamoodi nagu, et kuule, et põhimõtteliselt see YouTube'i värk nagu keegi ei tee seda ja see on nagu nii mõtete ja nüüd on see nagu laialdaselt aktsepteeritud ja see on nagu wow, vinge, et mis sa ütleksid sellisele alustajale endale, kes võib-olla tahab ka proovida uut asja, ütleme, Musicali, kõik ütlevad, mis asja sa teed, Musical on täiesti mõttetu või ükskõik, mis teine platvorm, mis tuleb, et Vine, mis oli, tuli, et mis sa ütleksid alustajale endale, kui oleksid alustamas uuesti, leidmas oma seda kirge ja kui keegi tuleb sulle selle tee peale ette ja üritab sind maha tõmmata sealt selle redeli otsast, kus sina ronid ülesse? Ma ütlen siis kõige esimesena ära, et minu kõige lihtsam soovitus ongi see, et ei maksa eeskujuks võtta neid inimesi, kes need on need kommenteerijaid, vaid pigem visualiseeri, väga raske sõna, visualiseeri ennast kellegi edukamana. Et näiteks ongi, mõtle, kus tema alustas, mõtle, kus tema sinna jõudis. Te ei pea nagu pole mõtet täpselt samamoodi kõike teha, kuid tegelikult iga inimese teekond on hakanud ikkagi kuskilt madalamalt ja see, et nagu enda unistuseni jõuda ongi, et öeldakse, et hakkasid YouTuberina. No mis seal vahet on? Et ma võisin hakata YouTuberina, aga minust näiteks saab, ma ei tea, mingi, no ma ei taha nüüd suurustada, aga mingi legend, et ükskõik, kes võib saada, lihtsalt tuleb alustada kuskilt. Ja kui sa oled alustanud, siis sa oled juba samm lähemale sinna, kus sa soovid jõuda. Ma arvan, et üks asi, millega mina olen ennast nagu harjutanud, mis mõttega ma olen ennast harjutanud, on see, et tee seda, mida sa tead, mida sa tahad, sest et lõppude lõpuks läheb ikka kõik nii, nagu ta minema peab. Elu teeb nõnda, nagu ta minema peab. Nii et kui sa tahad midagi teha, jumala eest tee. Isegi kui mitte keegi teine ei arva, et sa, ma ei tea, võiksid sellega hakkama saada, siis kui sa ise endasse usud, sul ongi endasse usku vaja. Sest et ainukene usk, mis sind edasi viib, on eneseusk ja if it's meant to be, it's meant to be. Elus lihtsalt on see nii. Ralla, lalla, lalla, lei.
Võib-olla mina isiklikult ei ütlekski midagi, ma ei teekski võib-olla mitte midagi teistmoodi, sellepärast et minul ei ole mitte kunagi läinud korda need interneti kommentaarid, ma ei ole neid mitte kunagi endasse võtnud, sest mul on olnud peas selline mõtlemine, et neil ei ole häält, neil on klaviatuur ja neil ei ole nägu, vaid neil on profiilipilt. Väga head sõnad. Selle mõtetega ongi lõpetame siit ära, olge või istuge siin maas. Ma kogusin meie paneelis või jututoas osalejate käest kokku need laused või positiivsed sõnumid, mis on siit, Lapin, sa ei pannud seda siin veel kokku, mis on need positiivsed sõnumid, mis on sinna seinale kirjutatud ja kohe ma valin siit äkki rahva seast kellegi välja, kes võtab siit välja selle võitja ja kellele läheb siis sinna. Kas ta saab mobla või? Ta saab endale just sellise Samsung Galaxy A3 telefoni. Nii et mul on siin väga suured käed. Tegelikult ma näen Ots Vlogs, on sul Ots Vlogs seal või? No näed, ma juba tean, tule siia. Nii, pane siia käsi sisse ja võta siit üks sobra siit seest ja võta võitja kuskilt siit see välja. Nonii. Vaata ette, loe sealt ette kõvasti ka, et nagu seisame siia seljaga, ei ole ilus publiku poole seista, aga nii, siin on, kes see midagi ütles? Markus, ma arvan. Markus Mikkomägi, mis siin kirjas on? Elu on ilus. Elu on ilus. Kas on Markus on siin äkki? Mis see perekonna nimi oli? Mikkomägi. Et ma selgitan, et vist oli minu viga. Markus Mikko Mägi oli kuidagi niimoodi kirjas seal ja loosung oli, et elu on ilus. Kas keegi ütles siin, et elu on ilus, üks poiss, ma tean, et see oli veel elu on ilus, aga see poiss jäi mulle silma. Kas Markus on siin? Markus vist ei taha telefoni saada. Jaa, ikka saab autogrammi, aga pärast Markust ei ole siis siin, jah? Sellisel puhul ma praegu panen selle kõrvale, võib-olla, et äkki siis pealaval hõikab veel välja, et Markus oma positiivse sõnumiga võitis endale telefoni. Kui te leiate veel seal ruumi, siin on võimalik kirjutada oma positiivsed sõnumid, ärge unustage panna sinna oma nimesid ka kindlasti juurde, sest järgmises paneelis osalejate vahel läheb loosimisele juba siin niisugune iPhone mitmes, no igal 128 gigabaiti. Nii et kõik, kes tahavad üle iPhone'i võita, võib-olla leiate ruumi seal. No ja suured tänud. Teeme suure aplausi, palun ka jututoas osalejad, et tõesti, me jõudsime väga paljude lahendusteni minu arvates siin. Ja teile on mul ka siin kingitused. Just, me lahendasime ise probleemi. Mul on kingitused ka ja aitäh. Ja meie oleme tagasi siin umbes kuskil ma pakun poole tunni pärast, kus ma ootame siia vanemaid, nii et võite kutsuda vabalt oma vanemaid ja hakkame rääkima noored internetis teemal. Nii. Sulle? Sina saad teist. Aitäh. Oota, ma annan sulle. iPhone 6.